Inimesed arvasid ju, tehnika lahendab kõik probleemid. Milline areng? Lennukid, autod, mõelge, mis elekter, mis siis tuli. Need kõik mobiilid ja asjad on tühi-tähi sellega võrreldes. Ja järsku, jah, täpselt sama asi. Sarajevas mingi lask, kellegi rahvustunded on riivatud, kellegi on ambitsiooni. Eriti kahtlased on vuntsidega mehed. Vaadake, see Wilhelm teine. Ka on vaja Saksa impeeriumi. Kuidas ta saab elada? Inimene ei saa magada, nagu meie siin, sest tal ei ole valdusi Aafrikas. On ikka mure. Ja kus me teame, mõned Vene analüütikud, kes ei oska praegu Putini käitumist mitte millegi muuga seletada, kui sellega, et see on soov asuda ühte ritta nende suurte Vene valitsejatega, keda vene keeles kutsutakse Sabiratseli zemlji ruskoi, Venemaade koguja. Võib-olla on sellega. Ja ega temal ju midagi halba ei juhtu, isegi kui pommid hakkavad kukkuma, tema istub oma varjelis. Aga rahvale pakutakse võt seda naudingut, et meie saime Krimmi endale. Näete, kõik tantsivad. Ja ärge arvake, et meil selliseid ei ole. Mõni ei saa ju ka magada, kui meil Petserit ei ole. Üle 20 aastat Narva kandis mitte midagi suutnud teha. Mitte midagi. No see selleks, see on teine lugu. Ja, taga oli. Mis arvate, kas Venemaa riik ainult Krimmiga? Raske öelda. Tähendab, selles mõttes kindlasti ei piirdu, et provokatsioonid lõppeksid. Selles mõttes kindlasti. Kas nüüd üritatakse ka otseselt väed sinna sisse viia? No prognoosima. 3-4 kuud tagasi keegi poleks arvanud, et Krimmi sisse marsitakse. Ja nüüd kujutage ka neid Vene sõjamehi. Ma olen tuhtavate kaudu ka natukene nende inimestega rääkinud. No sõjamees on ju uhke sellepärast, et ta kannab mundrit. Aga munder on ju eraldusmärgid. Ja nüüd nad seal seisavad ilma märkideta. Teevad niisugust nägu, aga ilma asjata neid ei kutsuta rohelisteks mehikesteks. Üks ufoga kuskil. Ei ole kellegi oma alla kokku. Kas Putin näeb ka selles revolutsioonis enda ohtu? Kindlasti. Väga paljud autorid näevadki peamise põhjusena seda, et see oli isiklik solvang talle, isiklikud hirmud valitseda tahab. Ja jälle Vene traditsioon. Vot see on see erinev maailm. Põtsants. Praktiliselt mitte ükski valitseja ju ei lahku nii, et ta võiks minna pärast teatud perioodi pensile. Nad ju kõik kas lüüakse maha. No kõik. Või sandistatakse. Teist teed ei ole. Ja ega Vene traditsioonis ju ka ei ole eriti teist teed. Ja see on hirm. Kui sa oled kogu see on see autoritaarse võimu hirm. Ja mis on veel autoritaarsete võimude puhul ju see, et jah, nende eelis võrreldes demokraatiaga seisneb selles, et nad saavad kiirelt otsuseid vastu võtta. Ja meil öeldakse, Euroopa Liit või parlamendid, nii palju riike arutavad oma vahel. Aga mis on jälle tohutu miinus autoritaarsete otsuste vastuvõtmistel, on see, et need otsused ei baseeru mitte alati või väga sageli tõesele informatsioonile. Parim näide on ju Stalin. Mitte keegi ei julgenud Stalinile selgeks teha, et Saksamaa tungib kallale. Jah, mitte keegi. Ei usu. Ja talle räägitakse ainult seda, mida juht tahab kuulda. Nii et ega me ju ei tea, mis seal Venemaal ladvikus toimub. Kusjuures situatsioon ju selline on, et nõukogude ajal oli isegi rohkem teada, kuidas need asjad seal üleval sünnivad kui tänasel päeval. Aga ärge unustage muidugi, ja see on väga oluline sõnum, Venemaal on väga palju normaalseid ja mõistlikke inimesi. Kui te juhtusite seda nägema, siis Moskvas ju paar päeva tagasi vähemalt 50-60 000 inimest. Ja kui te vaatasite ja võrdlesite neid pilte, 2 marssi toimusid,
sõja poolt tinglikult, kõik olid noored inimesed, just teieealised, punastes särkides, ühesugused marssisid. Ja siis oli see sõjavastane marss 50-60 000 inimest. Sa näed, vabad inimesed longivad normaalselt, erinevalt riides, vestlevad omavahel. No neid inimesi on ikka ka päris palju. Protsentuaalselt on see muidugi tühine protsent, aga väga palju. Ja nendest inimestest on muidugi ka. Aga kas te oskate pakkuda mingit lahendust või mida tuleks teha, et rahustada see Venemaa maha, et nad jätksid No meil teiega ei ole võimalik neile helistada ega midagi teha, aga Saksamaa kantsler Merkel on vist helistanud Putinile juba 8 korda. Ma võin eksida, kas 7 või 8. Vestelnud temaga tundide viisi. Kusjuures neil on ju hea omavahel rääkida, sest Merkel räägib päris hästi vene keelt ja Putin räägib ju puhtalt saksa keelt. Ta on ju olnud luuraja, mida Saksamaal väga pikalt. Ja kui Merkel võtab ühe esimestest jutuajamistest kokku lausega, et ta on vist kaotanud reaalsuse taju, siis ta teeb. Niisugesi, ma ei tea, kas see on nii, aga nende puhul, no nagu mingite pättide puhul, no midagi pole parata. Kui teil ikka mõni 5. klassi tüüp on masuurikas, no siis tuleb talle ikka natuke anda. No ei aita mitte midagi. No, midagi pole parata. Need, kes hirmutavad, kardavad ise. Ja seega on võimalik neid distsiplineerida ainult neid hirmutades. Midagi pole parata. Kuidas saame meie üldse, või Euroopa hirmutada Venemaa? Saame sellepärast, et Venemaa on Euroopast väga sõltuv. Väga mitmel tasandil. Väga. Alates sellest, et kapitalid, reisid, aga kõige olulisem veel kord. Ja millegipärast meie kommentaatorid, ma vaatasin reaktsiooni nendele sanktsioonidele. Kuulsite, eile olid sanktsioonid seal. Nii Ameerika Ühendriigid vist 13 inimest ja Euroopa Liit 21 inimest, kes on pärit Venemaalt või Vene juhtivad tegelased. Viisakeelud ja külmutati nende arved. Aga ja siis me reageerime ja vaatame ja öeldakse, et oi, mis karistused need on ja puha. Ja me ei pane üldse olulist tähele. See on huvitav, kuidas meie oleme teiega kõrvalvaatajad. Need on ju profid, nad peaks ju märkama. Nädal tagasi esimene signaal. Iraanil lubati jälle naftat müüa. Iraanil olid embargot peal. Lubati naftat müüa ja Ameerika Ühendriigid paiskasid turule oma nafta tagavaradest teatud protsendi. Naftabarreli hind läks alla. Minu meelest $92 peale. Venemaa riigi eelarve on kokku pandud minimaalse nafta hinnaga $102, kui mu mälu ei peta. Ja rohkem pole mitte midagi vaja. Paar aastat niisugust seisu ja see kõik langeb kokku. Majanduslikult langeb. Vot need on, ütleme, niisugused sammud, milleks Euroopa on võimeline. No kui teist võimalust ei ole. Kui see majanduslikult langeb ei ole üldse, et kui on üks võit on saavutatud, siis mingi aja pärast on ju vaja uut. Rahval on vaja uusi trofeesid anda. Loomulikult. Kes on järgmine? Raske öelda. No kui jätkatakse seda suunda, siis loomulikult Ida-Ukraina kõigepealt. Aga see võib ka juhtuda praegu, aga sealt edasi on nagu huvitav. No sealt edasi siis, raske öelda. Kas siis Gruusiaga lõpetada? Räägitakse Põhja-Kasahstanist. Need piirkonnad.
ma ei usu, et meie pakuksime nii väga huvi. Muidugi, kui juhus on, siis tehakse amps ikka. No kui suisa suhu jookseb, siis vaevalt jätakse alla. Aga no ei tahaks uskuda sellist stsenaariumi. No ei tahaks. Ikkagi see maailm on ju nii läbipõim. Nii majanduslikult, kuidagi kultuuriliselt. No ei tahaks seda uskuda. No kuidagi peaks ikka jah, mõistus võima. Kas Eestil oli põlevkivi ressurssi ja Venemaa? Ei kuulnud hästi. Kas Eestil oli põlevkivi ressurssi ja Venemaa või pakkuda? Ei, loomulikult. Venemaal on neid põlevkivi ressursse ju, seal samas ju on linn nimega Slanets, mis ongi tõlkes põlevkivi ja see on ju suhteliselt kallis ressurss võrreldes Venemaa odava naftaga ja gaasiga. See Ukraina sisepoliitiline olukord? No Ukraina sisepoliitiline olukord on erakordselt keeruline ja midagi pole parata. 20 ja rohkem aasta jooksul pole ju Ukraina suutnud ennast kui riiki kehtestada. Lakkamatud segadused, tohutu korruptsioon. Mäletate, kui oli see oranž revolutsioon ja kuidas me lootsime Juščenko ja käidi Eestist ja toetati. Seal samas Maidanil olid need telgid. See sisuliselt lõppes täpselt selle samaga. Nii et väga palju see, mis praegu Ukrainas aset leiab, jah, Venemaa ei tohtinud nii käituda, aga Ukraina andis selleks ka nii palju võimalusi, et ühel hundil oli kohe patt sellele jänessele kallale mitte minna. No ei saa. Ja kujutage nüüd ette, sellises pingelises olukorras. Teisel päeval, mida siis Ukraina raada vastu võtab? Enne oli 2 keelt, likvideeris vene keele ära. No selleks peab ju mõistus peas olema sellises situatsioonis. No ja siis ongi tulemus need ida provintsi. Nagu see oli esimene küsimus, mida lahendada uue võimu poolt, mis keeles inimesed räägivad. Neid samme on olnud väga palju ja sellepärast seda situatsiooni kontrolli alla saada on päris keeruline. Ja palun. Kas teie peate Ukraina praegust valitsus legitiimseks? Ikka, loomulikult, muidugi. Mis tal siis viga on? Ilus mees prillidega. No ta on formaaljuriidiliselt legitiimne, sellepärast, et see võim on ju valitud selle sama parlamendi poolt, kes oli kunagi valitud rahva. Meedias on väga palju kõneväljutlemisi. Mida? Ei kuule. Meedias on väga palju kõneväljutlemisi. No ikka on. Praegu on neid väljaütlemisi ja võltsinguid, olge selles suhtes väga tähelepanelikud. Kasutage erinevaid meediakanaleid ja püüdke säilitada kaine mõistuse. No viimane näiteks suur uudis oli, et Ukraina seesama peaminister, legitiimne või mitte legitiimne, müüs maha kogu sküütide kulla. Kujutage ette, kuidas läände loomulikult, kuidas saab suhtuda niisugesse inimesse. Aga muidugi väga kurb saab olema nüüd ja neid inimesi on ju sadu tuhandeid, milliseks kujuneb nende Krimmi tatarlaste ja ukrainlaste elu seal samas Krimmis. Ei ole välistatud, et sealt tuleb 10 000 põgenikke. Nii et ega siin midagi head ei ole. Ja see eufooria läheb ju varsti ka üle. Krimmil on mingisugune autonoomia Olnud, jah. siiamaani. No praegu on ta iseseisev riik. Ta kuulutas ju ennast iseseisvaks. Tänast ma seisu ei tea, kas Putin juba formaaljuriid, on keegi uudised kuulnud? Võttis Venemaa vastu siis. Ja, no see on rikkudes kõike Venemaa seadusi, sellepärast, et nõukogu ja need oleks pidanud seda läbi arutama enne. Aga kui võttis, siis ta ei ole enam iseseisev riik, siis Venemaa vaatevinklist on tast Venemaa osa. Aga kas